No sa oled nüüd viimatsel aastil neid suveülikooli põhiliselt kõrvaldanud. Mis sa ta Parlatse kotsile, Tämbatse kotsile lühidalt mõne minuti paariga võisi ütelda? Mul on säärne, mis võib-olla tõisi nii palju ei pututagi, on säärne nagu täitsa isiklik asi, et nagu kergendus on, et ta on nüüd edimene aasta, kun Võru selts nagu avitas suveülikooli kõrvaldamise üten ja hoitada ideoloogiat, aga kõrvaldaja oma paigapäälitse inemisel. Tolle võrra on kergem, sest siiamaani on nii, et esi olid tolle asja nagu videja ja võtsid siis kohalike inimeste kontakti ja oli ka väga hää kuundu, aga eks nagu jämmempa otsa oli hinde käen. Kas või raha oli Võro seltsi arve peal ja kõik taotluse ja aruande. Ja nüüd toda muret nagu ei ole ja tolle võrra on säärne kergendus ja maru hää tulla suveülikooli. Et viimane nätel mul oli üks tüüd, aga et mitte palju, et suveülikool ei ole minu ärtapnus jõgõrd. Et aasta joosul ka kävemi mõne kõrra kuunolekil ja andsemi nõu ja kõrraldimi mida vaja ja lepsimi kokku, aga toda ei ole nii palju kui vanast. Aga sa võib-olla mõne sõnaga seletasid, kes nu siin teiva või ja kuis nad teiva või? No siin oli kohalik rahvamaja, siin on kuul rahvamaja, ma ütlen maja on. Minu arust on päris hästi tüütas tulnud, et siin on rahvamaja saal oli väga uhke, kus sa esi oled ka seen olnud. See on rahvamaja maja. See on kuul rahvamaja. Aha, nii. Ja siin on see rahvamaja saal, mida ühtlasi kasutatas ka ju kooli aulana, väga uhke saalina. Ja kõrralik võimla, et see on väga armas koolimaja, et tegelikult selle kotusse valikul olgi, meie Janniga kävemi mitmen kotussen, siis ta lihtsalt oli nii armas kotus, et tundusi, et tahasi täitsa sind ette. Ja siin on siis rahvamaja juhataja, tema on ainuke inimene, rahvamajan, keda tüül on Marge Trumsi, tema ta on põhikõrraldaja ja ta on väga säärne ettevõtlik naisterahvas, kes väga palju jõud. Peale tolle, et tal 4 last on jõuta, siis veel teda rahvamaja siin juhatada, suveülikooli kõrvaldada, see aastaki pluss teda Leevaku näitemängu projektijuhtul ka juhtima. Aga nüüd ekskursiooniga kävemi üte kontserti kaemaan ja tol nagu turismitalu muudu ja tal nagu seal ka perenanne või? Jah, tal Tom Time talu. Aha. Et ta tõesti palju jõud ja üsna hästi jõud. Ja just tema on ta põhikontakt meil olnud, kes on teda kohalikku muud rahvast ja vallarahvast kokku ajanud, et meil oleks nagu neid kuuntööpartnereid nagu rohkem. Ja Urmas Kallaga on tal kah nagu selline hää kuuntöö, et meil niisama, et Urmas oli see aasta päris hea rektor ka ju. Et ta asi on hästi välja tulnud. Ja kui sulle paistus, et ta Võru seltsi või tuu värgi jaos, kas nüüd või loota, et siit mõni sääne aktiivne jõud manus saa või? No ei mõista ütelda, kas niimoodi, et egas kõrras või et niimoodi pidevalt, aga hüvi sõpru saad ju egast kõrrast, kui suveülikooli kõrraldad, saad manu. Et tegelikult on lõppemalda kontakti ja lõppemalda palju toredaid inimesi, keda ega kõrd kuskil suveülikoolin siis kõrvaldada nagu tundma saad. Et jah, mulle tegelikult on ta selline väga huvitav kogemus, et minna ega aastak vahtsele kotussele ja nakata aga jällegi pääle. Et egal kotussel on oma knifi ja inimesil on oma nagu suhte, millest sa midagi ei tea, sa pead sinna nagu sisse siis ujuma ja tsukelduma kõiki nagu suplema tolle siin nii, et kõik hää oleks siia, hästi välja tules siia. Ja tuu mõni aasta tagasi siin oli selliseid kahtlusi, et kas tasu siin on ette, aga ma parlas saa, et mänesti kahtlust ei ole, et tulevasta tule ka suveülikool. Tule. Et kui sa teda enam pärjätad, kui on 19. ja 20. juubel on tuleman, ja on näta, et tuu seltskond, tuu kontingent, kes ega aastak käy, on tävesti oleman. Ja on tuu seltskond, kes käy üle 2-3 aasta, siis kui saa. Ja on tuu, kes kuuld juhuslikult ja tule ja on kohalik rahvas, kõik on oleman. Et sellel üritusel on nagu publik oleman. Mu arust. No aitäh. Jah.